Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist. Et taas kord siis jalgpallistuudio koos väga väikese vahe järel, sellepärast et eile mängis siis Eesti Iisraeliga valikmändu, Eesti jaotas 1-3. Juhtus see nii, et Eesti läks 31. minutil Mattias Käidi värast juhtima. 39. lõi Dan Biton ühe tagasi, 49. sama mees Dan Biton lõi tabloole seisutus 1-2 ja 89. minutil Mohamed Abu Fani siis lõppseis 1-3. Ja nagu me siin jalgpallistuudios ikka oleme teinud, siis võtame hinnetega mängu rottu, me hindame Eesti mängijaid, 5 ära hea, 4 hea, 3 rahuldav, 2 halb, 1 ei olnud sisuliselt platsilgi ja nagu kõik me teame, siis teeme seda seekord Madis Kalvestiga kahekesi, sellepärast et Andres Ooper on meil jätkuvalt väljamaal, täna on suur mäng Lätiga, U18 koondised, et seal on siis ootame rõõmusõnumeid ja järgmine nädal siis uurime sellelt mehelt, et kuidas need asjad olid. Madis, mul hääl ära, et ma siis vaatasin fännitribüünil nagu tavats on saanud, siis kuidas sealt ajakirjanike tsoonis siis mängu vaadata oli, võta siis selline üldmulje asjad rottu. Tervist ka kõigepealt. Ajakirjanike tsoonis ütleme selles mõttes lõpuks oli jätukene ikkagi kerge pettumus, sest et ütleme nii, et kui me Võõrsil kaotasime neutraalsel pinnal kaotasime 1-2 ja siis räägiti, et oleks võinud rohkem saada, siis nüüd tegelikult me kodus ikkagi mängisime paremini, kui me mängisime seal Debrecenis ja tegelikult kaotasime nüüd suuremalt. Et ikkagi need, see esimese ja teise värava puhul need oma eksimused, et need ikkagi lõpuks olid, mis nagu jäid seal nii tribüünil kui ka pärast seal meediatsoonis nagu kripeldama, millest ikkagi nagu räägite, et ütleme, oleks seal mõlemas olukorras võib-olla lihtsalt tuimalt pall auti lüüa ja olekski räägiks juba teist juttu praegu. Et ütleme nii, et mõnes mõttes oli nagu hea mäng ja samas omad rumalused jälle ikkagi rikkusid need mingid head osad nagu ära. Jah, eks ta nii oli, et fännikul oli lõbus vahelduseks, et kuidagi rahvast oli palju, lauldi, meil käis, neid tore ainult. Selle huvitavam asi selle juures, palju see Eesti trahvi saab. Seal mingi noore põlg on, mis peale tuleb. Ma pole näinud, ikka rohtunike topsidega loobitakse seal, rohtunik pidi eest ära põikjava ja minust Iisraeli mängijad sa ikka topsidega. See on minust tühjale murule viskamine on ainuüksi juba mingi 40 000. See on mingi äkki tuleb ikka mingi ajalooline 100 kilon ära, vaata, mingi plakat hästi maha võtta seal üleval oli see, et veel käib, et ma ei tea, kuidas need nii tuliseks läks. Minu mõttes vile oli okei. Mind nagu ei ajad kettas. Kui ma vaatasin nüüd järgi täna, staadion ma ei tea, ma olin kuidagi see 1-2 ja savi ka, vaata, et ei olnud seda tunnet, et kohe tuleb ja seal muu müla oli tähtsam. Ja kui telekast tahtsin, siis ajas kettasse tegelikult küll see. Seal ütleb, mõned olukorrad ikka nagu olid ja lõpus oli ju see, et venitamine, see on see, et edusis olev meeskond teebki seda, et selles mõttes Iisrael oskas selle mängu ikkagi hästi ära tappa lõpus ja oskas selle Eesti sellise tahtmise ja soovi nagu rünnata ikkagi väga nagu maha võtta ja asjad enda kasuks keerata, et ega see tehtigi oskuslikult ja need mehed oskavad seda ja muidugi kodumeeskond, kodupublik ilgelt närve ajab muidugi ja paratamatult nii oligi, eks mingid mehed näitasid oma frustratsiooni välja siis, et mulle endal meenub, ma ei tea, kas see äkki 2010 oli, kui me Itaaliat kodus mängisime, kui oli 1-2 taga ja siis seal lõpus nagu ründasime ja siis muidugi 2 kohalikku meest suutsid väljakule joosta, see oli idiootsus tippes ma siiamaani Lilleküla staadionil nagu näinud olen, et õnneks nagu nii kaugele ei läinud. Ratleme siis mängijad, võtame ette Karl Jakobein väravavaht, mis ta siis tegi 7 pealelöögist tõrjus 4, 3 lasi enda selja taha, nendest 3 siis 1 oli tema tekitatud penalti, kui ta seal läbi pääsenud mehe ikkagi võttis selles üsna rumala, mina ütleks rumala vead maha, et jäi selgelt hiljaks ja ega sealt olnud, et punast kaarti väärt ei olnud, see pärast seal kaitsed olid kõrval, aga selline mitte väga heinalik eksimus. Mis võib-olla hakkas silma, et seda mindjatki oli see heina pikka söötu kasutati üsna palju Eesti koondise selles, siis see kord ikka oli rohkem hakati alt tulema. Ja see heina neid pitjasid palle andis ka, siis see kord need väga head ei olnud, et olid ikka sihist üsna mööda, et ei olnud sellise, mida ründajatel annaks rünnata. Aga see on raske, et esimese 2 värava puhul polnud tal mitte midagi teha samas. Jaa, mis on nõus, et 2 esimest olid sellised, kus tema
päästa oleks nagu väga raske olnud. Noh, need tõrjed, mis tegi, ega seal seekord ka ühtegi sükast nagu supertõrjet nagu ei olnud. Et... Need oleks ka Valner ära võtnud, olge mausad. No ütleme, selles mõttes need tõrjed, mis tegi, olid siuksed, väravat peab tegema, ta tegi need ära. No sa ütlesid ka see penalti olukord, noh, see oligi täie seal hiljaks. Ja siis, noh, ütleme ka, samas tihtipeale on pannud sellised poolmadalad sinna kuskile keskjoone juurde ääre peale, et selliseid nagu sööt teile üldse nagu ei proovitud. Noh, et seal oli ilmselgelt oli võib-olla mingi taktikaliselt teistsugune lähenemine võetud ja noh, ütles jah, et selles mõttes, noh, ta oma tegi ära ja noh, oligi see lõpuolukord, kui oligi, noh, tegelikult oli mäng selles mõttes ju, noh, ütleme nii, et muidugi prooviti lõpuni, aga siis tegelikult oli sisuliselt nagu läinud, et Iisrael ikkagi tappis selle lõpu nagu ära. Et noh, ma ei tea, mingi 4- või kuidas siin panna, et noh, otsest midagi nagu väga hullu ei teinud, otsest midagi väga suurt ei päästnud, siuke neutraalne mäng. Ma ütlen, penalti tekitades sellisega peab ikkagi 3 olema, rahuldav mäng, et imetõrjed ei teinud. No ma ei tea, see noh, kaptenina võib-olla noh, oligi, et mulle meeldib, kuidas ta fännidega suhtleb, seda ma kiidan, et tal on ikkagi, tõmbab seda fänne käima, ma ütlen jah, Hein on... Eks tal see kool on olemas vastav ka, ma arvan. Ja teine pool on jah, see on üldse ement, kus temast nagu eelmine aasta, kui sind veel ei olnud, siin Indel ladusime, siis Hein oli iga kord 5, sest ta mingi tassis mängudes, siis seekord nagu ei olnud tassitav mäng, aga noh, ütleme, 3 on see ikkagi tuli app sisse. Võtame siis parem raitsest. Me eile ennustas Malkovs, kuule ma panin ainult vist 2 asja panin vist mööda. Et Jakovlevi parem raitsesse ja keskkaitse rolmitus oli siis Räit hoopis tegi ülemine, mitte Seinar ja no Sjönin Larsen, nagu mina arvasin, oligi parem raitses, et läks ikkagi enne rindla peale. Larsen tegi ka häid asju, sest et tegelikult Eesti avavärava sai ikkagi alguse sellest, et põhimõtteliselt mängu esimene ülejooks tuli tal see pooltunnil ja siis väga hästi murdis hästi, hoidis pea külmana, leides mitte teisest lainust, leidis hästi murdnud Räidi sinna sööt tagasi, ehk sööt kirjas, aga noh, olgem ausad, edada selle kõik hea, selle ikkagi lähmerdas ära tegelikult selle vastaste tatsuks ära, et seal pidas ta selle Solomoni, no ma ei tea, mis ta ei suutnud ära suruda. Ta jõudis esimesena pallini, tema tegi esimese puutepallile ja siis ta kuidagi lõigi selle palli otseliselt vastase jala peale, et see täiesti nagu siuke arusaamatu olukord nagu, et noh, see täpselt mille lõpus viidati ka, et pane lihtsalt tribüünil see pall seal ja see on nagu rahumajas või tundus, et ta üritas äkki just külje auti lüüa või ta kuidagi, ühesõnaga väga siuke arusaamatu olukord nagu oli. Jah, et kui oli Iisraelil, ma ütleksin, esimene hea peale löök seal veerandtunnis ja samamoodi. Ma ei tea, miks ta sellele Solomonile ülipalju ruumi jättis, et seal taranes, kuni see Solomon sai mingi kastis päris heast kohast nagu söödu lükata väravat, noh, ei tulda väravat ja siis seal 69. Ma tean, märkmed tegid üliohtlik pallikaotus oli ka kuskil seal vastase poolel, kus tegelikult Iisrael sai ülihästi jooksu, et sealt oleks võinud vabalt tulla vastaste 3 ka, et sest ta lähmerdamist oli natukene. Mul see, ma ei tea, mulle väga ei meeldi, kuidas see on, ma nüüd ma olen harjunud vaikselt juba, mulle ei meeldi, kuidas ta ikkagi kaitses nagu, ta teeb seda, et vastane saab tulema, siis see taganeb nagu nii kaua, kuni vastane saab heasse kohta. Ma ei saa sellest aru. Aga võib-olla on see mingi nõue või see on mingi tänapäeva jalgpall, et nii peab mängima, et ma ei saa sellest aru. No ilmselgelt see ongi, võib-olla on see tema stiil ja samamoodi ilmselt ei ole midagi muud täpsemalt võib-olla ei nõuta ka siis, et või kui nõutakse võib-olla muud ei oskagi, nagu me täpselt ju ei teagi, et mis see siis nagu see põhjus nagu on, et aga kui siin ruttu hindeid laduda, see ongi täpselt, et muidu paneks 3-, aga äkki see sööt nagu venitab 3 peale ära nagu, jah? Ja see oli äär, nagu me ütlesime ka, et see vasak äär on keeruline, see Solomon ja maadlemine ei olnud lihtne. Üks meest, kes kui võtame näiteks sellised näitajad nagu tacklingud, õnnestunud tacklingud või üldse tacklingud, Paskotši 0, siis näiteks mingid palli vahetlõiked 0, minu meelest peapallide võitmine, kas ta võitis, kaitses oli ka 0, sest ta ei saanud, ta paar korda kastist klaaris, aga miskipärast Paskotši kuidagi oli, mis ei olnud nagu halb, et keskkaitse puhul võib-olla ei olegi halb, aga hästi selline varjusmäng oli, et kui kaitses midagi juhtus, kui keegi suteldus pallile ette, siis oli alati kuusk või keegi teine, et alati kui oli vaja päästa, siis oli see kuusk, samas Paskotši oli, teistpidi oligi kaitses ainus mees, kes ei teinud ühtegi apsu.
põhimõtteliselt küll jah, ja teine asi oli see, et ikkagi kui sealt alti tulema hakata, siis tema on ikkagi see nurgakivi, et läbi kelle see mäng nagu käis seal ja kui ütled, et ühtegi vahelt, mitu olukorda oli see, kui tuli nagu ei, vahetlõikud oli, neid oli rõvasti. Mõtlesin, et neid olukordi, kus ta ju tuli seal, et üritati ründajale palli anda, temale astus nagu vahele, võttis vahelt ära, et ta seal ikkagi selles mõttes mingid olukorrad ta ju ennetas ja ütleme, surmas ära enne, kui üldse midagi nagu tekkima võidus hakata, et mina ütleks, et tegelikult tema poolt väga okei mänge, see esimene värav oli, see pall läks tal sealt sööt tuli tal argi vahelt läbi, sest seal oli ka hoo pealt, tal ei olnudki midagi teha tegelikult sealt, oleks seal hakanud suskimalt ise selle palli võrku panna, ilmselt tal ei olnudki seda võimalik seda nii-öelda vahelt võtma minnagi, et ma arvan, et kaitseliini meestest oli tema ikkagi, ma arvan, meie parim mees nagu. Ja, ta naljas, ma ei mõelnud, et kõik need asjad nulli, see ei paha, lihtsalt naljatus oli natuke on, et kuidagi oli selline ei olnud, et kuidas teised mehed olid rohkem pildis, et see need tõusud, eriti teisel poolel, kui see Baskotši seal paar korda oli hakkas alt tulema ja siis läkski lõpuni vastasega hästi välja. Ma saan aru, et seis oli üks katse, peabki riskima. Aga ma ütlen ausalt, see väga meeldis. Ma ei teagi, kas meil peabki tegelikult sealt need, kuna meil ääreraitses nagu nii mängivad enamasti keskkaitsjad on ju, tõenäoliselt Peetsonid või Hussarid vahet pole, siis seal ülihead ründajad, siis võib-olla see, et keskkaitsja ise tõuseb sealt alt, võib-olla see ei ole üldse paha mõte, et mulle täitsa meeldis, ajas segadusse küll ja oleks seal, mingi kord tegelikult oli täitsa väravas ükski käada, me sinna jõuame, siin Javski Senderdest me veel jõuame, aga selles mõttes, ja ma ütlen ka, et minu arust, see on vist hea esitus või Baskotšile, et seda ma üldse öelda, et on selline 4 vist, eks ole. Jaa, 4 kindlasti, et võttaks jah, need Baskotši tõusud, omal ajal Klaavan tegi samasuguseid, et kui ta seal nägi, et oli ruumi tõusta, siis julgelt läks palliga ja et selles mõttes kindlasti jah, et Baskotšis seda ainest on olla meil seal järgmised 10 aastat, see kaitseliini liider, et jah, ütles 4 on kindlasti välja teenitud. Jah, et Märten Ruusk, nagu öeldud, mees, keda pani tähele, aga pani ka halvasti tähele, et seal tegelikult seal 2-0 seisult seal oli ülikehva passi andis vastasel, vastased sai üli kiiresti, ise lappis ära, oli seal väga rahul, aga kui siis sellist tapsu ei tohi teha, et lappis ära, müts maha ja 1-1 värav oli juba siis täiesti arusaamatu, et seal ikka. Algus muidugi teise mehe jamast, aga siis tema ei suutnud. Algus teise mehe jamast, aga tegelikult see Turgemann, kes siin rasti murdis, seal ta ei suutnud teha anda ja ikkagi rastus pallist mööda ja ikkagi, pool väravat ikkagi, ütleme, see on 3 mehe kobarkätt on või see ilus sõna, aga see, kuidas ta ikkagi pallist mööda oli, sõna otsa mõttes ja ennast ise välja mängis, oli täitsa ulme, et see on päris ootamatu taps. Jaa, tõesti, et kui seal eelmises 2 valikmängus see märtsikuus, ei eksinud põhimõtteliselt, siis nüüd tuli ikkagi selliseid apsakaid nagu sisse, et arvestades seda, kuidas ta on ka ju Poolas saanud mängida ja saan aru, et hästi mänginud seal, et selle praktika pealt tulla ja teha selliseid apse, see oli pigem natuke nagu ootamatu tema puhul, et jah, et siin ma arvan, tema puhul tuleb ka seal ikkagi 3 juurde jääda seekord. Arvo, ta oli rahul, ta mitte... võib. Ei, kindlasti, seal oli ka olukordi, kus ta ikkagi ju seal võitles ja blokkis. Õige, mul läks ju hea meeles. Et ta tegi ikkagi nagu häid asju ka, et muidugi seal olidki need suured apsud võib-olla, aga samas ta tegi häid asju ka, et ta ikkagi kindlasti nii-öelda mitte rahuldavat väärt ei ole. Ja õige, ta on näiteks ka seal mingites standardites rünnakul ei ka tegelikult päris mingi palju suutis ikkagi sinna päris osavalt mängu ette, et okei, ma olen nõus, et selline rahuldav kolm on okei. Kolmas mees Joosep Saliste kuulus Paide linnameeskonna vasakkaitsja, sai võimaluse nüüd, esimest korda mängis koondise eest Alar Kotkil, ma saan aru, et asi seegi, et seegi linnuke ilus kirjas. Aga mis siis Saliste puhul kõige rohkem ikkagi häiris oligi tegelikult see sama vastast 1-1 värav, et seal algas Soometsast okei, ja okei, ma saan aru, see Kuusk seal puterdas, see Tanbit on, see oli tema ees ja ausades Saliste... Ta ikka jäi väga pikalt maha temast. ja see Saliste mingi hetk ja ta vist arvas, et Kuusk on selle võitnud, selle rahevõitu, sest ta nagu jättis jooksu pooleli, et ta korraks sportis, siis ei sörkiva
ja saad sa perse ja siis siis oli juba võimatu. No seal peab lõpuni jooksma, selles mõttes ma olen alati öelnud, et ma igasugused tehnilised apsud ma annan anders, et ei ole siin kuskil, ma ei tea, talvises kivijoval kunstmurul pole saanud, et seal mingeid asju noorus palju selgelt, tuletus lõpuni ei jookse, see nagu natuke häirib. Jah, ütleme samast, et mänguliselt oli ju tegelikult suhteliselt okei, et ei olnud nagu nii väga hullu, samas muidugi oli mingid olukorrad, kui seal vaadata, kuidas ta seal, kui söödumäng oli seal vaja kellegi kokku mängida, ütleme, tema söödud võib-olla olid siuksed, ütleme nii, kehvema kvaliteediga võib-olla kui seal kaasmängijate omad, samas nagu tahet oli ja siukseid nagu, kui selles olukorras hiljaks jäämine välja võtta, siis tegelikult siukseid suuri apse ta tegelikult ju ei teinud, et ka selles mõttes, mõnes mõttes nagu raske hinnata, et seal oligi, et tahan nüüd öelda, aga kartsin hullemat. Sina oled suur selliste skeptik, mina suur entusiast, et mina otsin võib-olla rohkemat, et tal oli, see tahtmine on hea sõnaril, et igal pool libistas, sai seda palli, aga see lõpp-produkt, et enamasti ikkagi tõmbas mängudes pall jätks seal Raotsi või läks ikka need söödud, kui oli vaja teha, siis ei tulnud välja. Ma arvan, see on selline. Ma arvan, et siin juba kolmede rivi seekord tuleb, et ma arvan, et sinna peab ka selle kolme panema. Jaa, ilmselt kolmset, ega ta kokkuvõttes ju et ta ei olnud nii, et oleks nii palju käkkinud ja midagi suurt jama teinud, et ikkagi selles mõttes suures plaanis ta ansamblist välja ei langenud, et ei olnud see, et oleks sealt tema pealt nii kangesti kärisenud pidevalt, ei olnud ka see, et ja küll, et esimese poole algust just proovitigi ju sealt ju salist äärest rohkem kui sealt teisest äärest, et selles mõttes ta oli ikkagi tubli, et ta ütleme nii, et ei murtud meid ära sealt nii-öelda. Muidugi selle 1-2 värava puhul see on jälle mingi vastastel poolkiire ja kurat seda teab, et see lõppetusel ka oli vist saliste ja sellele bitonile kõige lähem ees, et see on ta see, et päris hästi need asjad ei olnud, seal superdas pigem teised mehed eesotsas loomulikult Larseniga, et me oleme seal rahuldava ära, et Larsen salist rumki mingit suurt kindlust nüüd küll ei tekita, et nüüd on nende, et kõik on hästi, et pigem ongi selline tore. Läheme paremalt äärelt 4-4-1-1, siis Tartik oli paremal äärel Jakovlev hotisööt nii-öelda, et tema saatis selle avavärava puhul Larseni jooksu. Tegelikult võib-olla Eesti paremused paremused kolmas olukord, kolm head olukorda meil oligi. Üks oli see värav, teine oli minu arvates hea olukord, kui Tamm sai väravast peade löögile. Veel täitsa mängu alguse ja lõpus ja siis teise poole ainus võimalus oli see, kui see Shane sai ühe puute pealt sealt Kastionnelt täitsa vabasti. Kristeli post oli ka veel. See on 1-3, ma seda ei arvesta, et see Kristeli post ka, mõtlen, et sel hetkel, kui oli vaja, mängus oli veel midagi. See Shane'i löök oli selles mõttes oli ka, ei läinud palju mööda . Jah, aga see, kui ma jõuda tahtsin, oligi, et see oli ka tegelikult Jakovlevi hea pass oli, et kui ta muidu seal pani keerutas neid täiesti mööda neid senderdusi ja see oli täitsa ulme, seal leastas kus pöörde pealt ja kui oli vaja teha ette võtta, siis ta tõmbas tempo maha ja tagasi ja kui ta muidu oli selles mõttes, et tegelikult ei olnud nagu liialt hea, siis mõlema, ütleme see Shane'i puhul oli väga hästi selline täpselt õige sööta, et väga keeruline on seda Jakovlevi seesplaanis hinnata. Samamoodi oli ka see palliga olukorrad, kus ta seal mingitel hetkedel oli näha ta oma ikkagi suuruse tõttu või ütleme väiksuse tõttu jäi selgelt hätta ja kaotas seal mingeid olukordi, samas jälle olid mingid olukorrad, kus ta jälle keeras ennast hästi välja, et ta on selles mõttes võib olla täiesti briljantne olukord ja see võib olla täiesti siuke, et mis nüüd siis juhtus, et ta on väga selles mõttes siuke, ma ei tea, see mäng on väga tal nii-öelda võib-olla kõigub selle äärmusest äärmusesse ja selleks seal ole kindlasti omad nii-öelda nüansid ja omad põhjused, miks see nii on. Aga nagu sa ütlesid ka, et seal et mingi hetk ta kuidagi kaob ära ja mingi hetk võib teha mingi väga-väga hea liigutuse ja sama selle, ütleme, arvestades Eesti ründemängu, siis võib-olla tead, kohati on vaja sellist mees, kes suudab võib-olla mängus need 2 tükki panna sinna kuidagi niimoodi, hea küll, seal 10 korda paneb seal kuskil puitu, aga paar tükki teeb ka päris head liigutust, et ega meil neid mehi, kes neid paariga päris head teeb, aga neidki on meil nii-öelda ühe käe sõrmedel, et jah, et nagu enne ütles ka, ilmselt siuke kolmede rivide tuleb, et tuleb sinna kanti jääda. Ja. Me peame ütlema, mis mingi miinus ja plussi vaatame, mis meil oli, Hein oli, mis asi, 3+ või? Jah.
jah, mida ütleme siis niimoodi, mina pakkus 4-, aga teeme 3+, paneme siis Larsen, mis me paneme siis 3-, Skotši 4, Kuusk. No kuus ikka tavaline. 3+, ei, suur raps 3. Salistagi 3, okei, jah, see Jatovil ka 3, no Jatovil vahepeal isegi võtaks rohkem ette, et tal mulle väga ei meeldi, et kui ta nagu hakkab hoo üles saama, siis ta tõmbab tagasi, et perse, et meil ei ole neid rünnakuid nii palju, ma saan aru, et mingites olukordades on vaja maha, on tempo vaja maha võtta, mingites korda võiks nagu julgelt proovida, et tegelikult selles mõttes mingil määral ikkagi see Iisraeli, kartsime kõik seda vasakut äärt, aga tegelikult nagu Eesti suutis Jatovlev oli piisalt ohtlik, et see Revivo ikkagi, see, kes Ungaris sealt kogu aeg tõusis ja oli ohtlik, et see Revivo väga lustida ei saanud ikkagi, et seal pidi seda Jatovlevi jälgima, et selles mõttes mingi sellise rolli ta tegi ära. Ja, ta kindlasti, ütleme, oma tegi ära ja ütleks, et ta oli kindlasti parem, kui oli eelmine kord Iisraeli vastu, et ta oli nagu rohkem mängus sees ja kokkuvõttes nagu, ei jäänud nagu väga hätta ja oli juttu ka juba, et ta need mõned sellised väga head liigutused tegi ka, mis ikkagi, ma arvan, need ongi need, mille pärast tegelikult ju väljakule pannaksegi. Jah, pane siis ise hinne. Et ma ikkagi jään tavalise 3 juurde, et siin ta ei olnud seda, ei see väga suurt plussmärki ega väga suurt miinusmärki nagu ei ole seal juures. Nojah, Markus Soomets mingi esimese poole tunni põhjal võiks kõvasti kiita, et meie oli väga sümpaatne, kuidas ta kastis suutis mingitele löökidele ette jääda või täpselt see kasti vajuda neid, see asi, mida teeb Palumets hästi, et see Soomets oli nagu silmapaistelt hea selles, et vastaste otsustavad söödud ja löögid, et seal ees olla, et mis on selline väga, selline rõhutunde asi peamiselt, et hea nina isi, aga eks see vastaste Tanbitonni 39. minuti värav, eks see jääb ikkagi selgelt Soometsa Indiale, et ei olnud küll ideaalne pass talle, et pandi kohe surve alla, aga see viimane alumine poolkaitsja. Ta peabki sellised passe nagu oskama edasi mängida, et see ongi tema töö ju tegelikult. Tal ei olnud seda ruuli panna, ma ütlen, et see ei olnud nagu puhas Soomets, nagu suvalt ei eksinud, vaid oligi paha sööt, mis pani ta räigelt surve alla, ei olnud kohe head järgmist seda ka, aga jah, kurat, seal ei tohi eksida, see ongi üks asi, sa ei tohi seal eksida. Ja eks see 1-2 puhul lõpuks on ka alati selles olukorras, siis ma ei tea, proovi siis nagu maha pöörata vastase pealt ja midagi sükast teha, et kui see sööduliin on nagu... Ma arvan, et Soomets plaan ei olnud, et annab palli vastasele, ma arvan, ta midagi proovis. Kindlasti, võib-olla ta lihtsalt oligi ta kuidagi tajunud võib-olla enda ümber olevat ruumi nii hästi seal, et ta võib-olla näidki silmanugas seda vastast seal ja aga ilmselgelt, nagu sa ütlesid ka, et tegelikult esimesed pooltundi ta mängis ju väga hästi, oli pidevalt pildis, pall käis läbi tema, kõik nagu toimis, võib-olla ta oligi juba selles hetkes kuidagi mingi enesekindluse saavutanud ja kuidagi ei mänginud täie kontsentratsiooniga seda olukorda, et kokkuvõttes ikkagi jah, nii ei tohi ja siis muidugi teine värav ka, et seal tuleb nagu jah, see tuleb maha võtta. Sa 1,5 aastat Itaalias jalgpalliharidus saad artikli, viga see on peamine asi, mida teha, et ma ei saa aru, kui juba võetakse hoog üles ja näed, selle ees on nagu tühja ruumi palju ja paar mängijat on ka ees ja see tuleb maha võtta, seal ei ole mitte midagi muud teha, et ta oli kehakontakt oli olemas, kõik oli olemas, et ei olnud see, et ta oleks seal meeter taga olnud ja pead nagu jalga hüppama, sa nagu lihtsalt võtad maha ära, kõik võtad tempo alla, mehed jõuavad kaitsesse ja kõik on hästi, et jah, ja vaadates seda, et kuidas tegelikult ju, Henn ütles pärast ka, et vist oli ka see tervisega natuke muret, et sellepärast oligi 55. välja juba, aga samas midagi see ikkagi näitab, mis 55 välja võetakse. Võib vabandada küll, et ta aitas meil, kui seal 2 ise ära panna, vaata, et see on... Aga selles mõttes jah, see oli siuke kahene mäng, et ei ole midagi teha, nii ongi, jah. Rocco Robert Shane, mul on tunne, et lugedes kõike, mis kõik kirjutavad, siis ma olen vist natuke skeptilisem kui ülejäänud jalgpalli ajakirjanikud, miks sulle Shane meeldis siis või? No, kindlasti ei olnud tema nii-öelda parim mäng Eesti koondises, et see näiteks mitte eelmine sügise Aserbaidžaani vastu näitas, et see on siiamaani paljudel meeles ja paljud ootavad, et nüüd tuleks järge sellele. Seal olid mingid olukorrad, kus ta liikus palliga, kus ta liigutas seda palli päris okeilt, aga samas jälle mida ma ütlen, et ta kuidagi
no mingid söödud otsused ei olnud nagu jälle nii head ja tuli seda muidugi praaki ka sisse ja samas tema on mängija, kes peaks seda mängu rohkem meil ettepoole suunama, et ükskõik mängib ta siis seal 8 peal või 10 peal või kus iganes ta parasjagu mängib, et emmas kummas on tema ikkagi see mees, kes peab meil selle palliga mängu eest nagu vastust kandma ja et kui meil 2 keskkaitsjad tegid seal umbes 60 söötu, andsid 60 söötu, siis Shane oli ainus koondislane lisaks neile, kellel oli see number üle 50, et okei, Käit ja Soomets võeti küll varem välja, nad poleks saanud, et selles mõttes, et pall käis väga palju läbi Shane'i sel korral, üllatavalt palju isegi. Nojah, aga ütleme samas, nagu, kui ma rääkisin esmaspäevast, ütles ka, et tegelikult ju Fredrikstadis on põhimõtteliselt nagu sama, et tema on nagu see mängija, läbi kelle see nii-öelda see palli hoidmine peab nagu käima, et ta ongi meeskonnas põhimõtteliselt toodudki selle jaoks, et kui esimestes voorudes mängite rohkem nii-öelda kaitsest lähtuvalt ja nüüd, kui tema mänguaeg on kasvanud, siis on ka nii-öelda see meeskonna palli hoidmise soov ja nii-öelda protsent on ka tõusuteel olnud, et tema ongi nii-öelda selle suunitlusega mängija, kes aitab nii-öelda meeskonnal palli hoida ja palli liigutada. Ja kui see pall käib läbi tema nii palju, siis tema peaks olema ka muidugi vastutav selle eest, et seda nii-öelda teravust ees oleks rohkem. Aga mingis olukorras seda teravust ütleme nii, et see nagu oli, et palli valdamine tegelikult kokkus meie kasuks, on ju, aga samas nii-öelda see lõppteravuse loomine oli ikkagi vastasel jälle parem, on ju. Mingid ma sellise märke panin, mis nagu natuke minu hinnet on, mingi poolkiire oli vist seal Jakovle või täitsa vaba paremalt äärelt minemas, startimas mängu alguses. See staadion ka silma. Ja kurat, see sööt oli mingi 10 meetrit selja taha või mega selja taha. Ja sinna parem säärde läksin. Siis see, kui Kuus kaotas palli ja vastased ohtlikud, siis selle Shane lükkas Kuuse pani väga raskes olukorda, et selline väga tehv sööt. Seal värava ees teise poole algus hüppas pallist mööda või uhas pallist mööda, vastased said peale lüüa. Ja positiivne on see üks pealöök, mille lõigi üle. Standardid minust olid kehvad, aga samas ma just olen lugenud, et inimesed ei hoia väga head nurgalöök. Minust olid pehmed. Jah, selles mõttes ma olen pigem nagu sinuga nõus, et seal oli ka mingi korner läks otse väravvahile ja mis 2 isegi oli? Et seal nagu ühest tuli, kus Tamm sai lõpuks löögile, aga see oli ka ping-pong ära käinud ja kui lõpuks nagu seal pool seda Tamme peal läheb sellele Kuusele, kes täitsa imepalli suutis üldse sinna väravette tagasi tuua. Ja täpselt, et seda nüüd nagu väga hea nurgalöögi alla panna, seda ka ma arvan pigem nagu ei saa, aga ütleme nii, et ütleme see keskmine standardi kvaliteet oli pigem okei, sest mingid perioodid on olnud see, kus lihtsalt mingi plönnitakse, ma ei tea, ette posti või lihtsalt kaovad, ei tulegi nagu midagi, et selles mõttes ikkagi midagi nagu oli, nad olid nagu okeid, aga mitte nagu väga head. Et ma arvan, see on rahuldav 3, edasi rohkemist ei saa panna. Jah, et ongi täpselt see, et kui ta oleks selle ühe palli, mis seal teisel poolel tuli, sealt Jakovilt selle sinna ristnurk ära keerutanud, siis me oleks 5 ja näpud püsti. No täpselt, et ega see, ütleme sellisel mängijal, kes on sellise ründav suunitlusega mängija, et eks tema puhul lõpuks see lõpp-produkt on see, mida hinnatakse kõige rohkem ja kui see üks maagiline löök või puude välja tuleb, siis ongi täpselt, et sellist olukorda jaoks need mehed on seal väljakul ja kui need 1-2 olukorda välja ei tule, siis see üldine pilt ei tundugi nii positiivne, jah. Ja ma seal fännitribüünil kuskil 35. minutil ütlesin oma kõrval olevale inimesele, et kui Lassi Sinjavski teeb kuni esimese poole lõpuni 10 minuti jooksul vist, või natuke vähem, et teeb seal ühe ükskõik millise ilusa liigutuse, et jookseb hästi kaitsesse tagasi või annab hea söödu, et siis ma annan tasut õlle tal. Aga näed, ei pidanud andma, sest et Lassi, siis ma spetsiaalselt jälgisin seda Sinjavski pikevat aega ja ei tulnud, see ei olnud see päev, aga tegelikult teisel poolel ja muidu oli natuke rohkem pildist kui eelnevates mängudes. Et nagu julges ette võtta, mitte küll liialt õnnestunud julges, et mingid sellist nagu natukene teistmoodi oli see Sinjavski külg siin eelnevates mängudes, et tahtis olla see nagu, oli see rohkem rünnatud kese, aga kurat, ma ütleks, et seal need olukorrad, kui sul on värava ette ja taha posti nagu jooksevad põhimõtteliselt tiimikaaslased vabaks on jooksnud ja sa sealt vasakult parema jalada saad sättida, sa sätid need tsenderdused meeter üle lähima või meeter üle enda meeskonnaraaslase ja ühe korda juhtub, 2 korda juhtub, siis on ikka jama, et sellised kohad nagu
paremad, täpselt see, mida ta tahtis. Mis Sinjavski kiidan oli, mul meeldis üks asi, mida ma polnud ammu näinud. Sinjavski murdis läbi ja siis ta andis vasakuna terava palli Tammele, mis oli päris ohtlik. See oli, ma läheb ka siin Eesti 1-5 väravaolukorrast äkki siis. Et see oli nagu päris hea, see Tamm sai sukeldud, et nagu sellised asjad on rohkem, sellist teravust, aga ma ütlen. Selles mõttes on natuke ebatüüpiline Sinjavski mäng oli, tihtipeale on see, et esimese 10 minuti jooksul teeb oma paar liigutust ära ja siis ta kuidagi hajub sinna mängu sisse ära, et seekord oli täpselt see, et ta kuidagi teisel poole leidis ennast rohkem. Muidugi oli teine poolega oligi see ju suures plaanis selline, me jäime ju 40, mis iganes 8, jäime kaotusseisu ja see oligi tegelikult ülenud poolega oligi, me otsisime seda viigiväravat, et siis võib-olla seetõttu saigi Sinjavski ka rohkem silma paista ja nagu sa ütlesid ka, et see, kui ta julges ette võtta mingis olukord, see oli nagu väga positiivne, sest et meil on vaja selliseid mehi, kes teevad seda ja arvestades seda, mis tasemel ta mängib võrreldes teiste Eesti koondistega paljudega, siis ikkagi ta peab see rünnakul olema üks see mees, kes teeb ja võtab ette, et ütleme nii, et minu ootused temaga seoses on alati olnud nagu palju suuremad kui see, mis nagu väljakul lõpuks vastu vaatab, et ma ei tea, kui ma siin panem nüüd plusse miinused ka, et äkki siin Javskile paneks siis 3 selle miinus ikkagi ka, et kuskilt sealt kaotuses olles oleks kuskilt pidanud midagi tulema ja samas ma mõtlen ka, et sama tema nii-öelda seda taset arvestades, siis nagu ootaks, et tema võiks olla üks tõenäolisemaid kohti, kus see miski võiks tulla. Ma nägin natukene, siin 10 minutit nägin Sinjavski äärekaitses. Lõpus saad aru, see rõõmus tuju tekkis, kui sellist asja näed, et seal liialt ei saanud midagi teha. Aga jah, ma ütlen, et tahtmist oli, et sellepärast ma olen see miinus võib panna, et tahtmine, ta on natuke see vasak äär, salista Sinjavski üsna samamoodi võib öelda, et ta tahtsid, aga lihtsalt ei tulnud välja. Oli esimene poolega just vastane ka, just sealt üritas nagu paljuski ja siis Taasa võigas mees. Ründaja taga mängis seekord Mattias Käit, et meie arvasime, et ta mängib madalamal, siis Jürgen enne oma peale mõttes võiks ikka tõrgem mängida ja selles mõttes ikka õnnestus, et lõi värava ja täitsa sellise tipp-top värava olnud. Jaa, et mõnes mõttes väga selline käidilik jälle kogu see olukord ja tihtipeale ta niimoodi neid väravaid lööb, et saabki sinna kasti joone kanti selle palli ja sealt ta lahendab tegelikult neid ju päris hästi, et samamoodi oli ju see Võõrsil Moldov vastu ja karjääri jooksul nüüd veel olnud ja siin ma tean kodus Küprose vastu ja ta on Belgia vastu niimoodi sarnaselt löönud ja et see on niisugune väga, väga temalik ja ega muidu oli ka ju, mäng oli tema poolt okei ja samas väljavõtmine nagu aru sain oli ka niisugune kerge niisugune traumamure tal on ja natuke vaadati nagu ette juba ka esmaspäeva peale ka, et kindlasti läheb teda ka siis vaja ja ma ütlen, ta oli väljakul, ikkagi ma arvan, seal Baskotši kõrval ikkagi teine mees, kes nagu jäi nagu ka positiivsega rohkem silma kui negatiivsega, et talle võiks ka kindlasti 4 panna, et ma ei tea, kas 4+ võib-olla just, aga 4 kindlasti, jah. Jah, et see pluss on vist üleline, et ta võib-olla isegi minu ots, et paar korda seal nagu tegi sellised julgemad ettepoole liigutusi, nagu sellised nagu otsisin äärel ühe puutel, siis natuke riskantsemaid sööd. Siis nagu juhtus ka midagi, et võib-olla sellist nagu natukene julgemat sirgjoonelisemat mängu oleks oodanud tervikuna Eesti koondised, aga Käidilt, aga vist 2 mängu 9 ära, tegelikult on koondises, see on päris ulme saldone. Ja, et ta on ma ütlen, tegelikult ta on Eesti koondisele äärmiselt vajalik mängija, ma ütlen mingi aeg, kui ta seal Sloveenias mängis ja Norras nad peale ja siis oli kiputad ikka nagu maha kandma, et küll meil tulevad uued poolkaitsed peale ja las läheb, aga tegelikult on ikkagi siin ikkagi viimast aastat, kui ta kunagi tuli, oli meil väga oluline mängumees, ütleme viimast aastaga ta on ikkagi tõusnud ka ikkagi koondiseks selgeks liidriks, nagu et kui seal ongi, muidu on meil seal Hein ja kaitses on Mets ja kaitses on ka Baskotši ja siis ikkagi tema on seal, ütleme, nende vastase värava poole vaadata, ta on ikkagi viimasel paaril aastal, ütleme, meie nii-öelda juhtmängija selles vallas, ütleks niimoodi, jah. Alex Mattias Tamm, kuulus endine Nõmmerolju ja nüüd Ljubljana olümpiaründaja.
See on siis umbes 20. minutil sai ühe suurepärase olukorra, kui nurgalöögist see pall toodi sinna värava ette tagasi ja no vend võitles sealt selle löögi välja, et jäi natuke keskele, toodi joonelt ära, et ei saa Tammele midagi ette heita, et sealt üldse pealelöögil saamine oli kõva. Ega seal väga seda suunata oli ka veel raske, lihtsalt nagu põhimõtteliselt enam pea ees sukeldus sinna ja üritas nii palju jõudu taha panna, kui vähegi võimalik oli, et jah. Siis oli see sama, mis ma ütlesin, Sinjavski terapall ette, ühe korra otsis Kristal läbi söödul hiljem, aga sinna ta ei jõudnud, aga mida ma peamiselt öelda, tegelikult oli natuke mängust väljas ja ma pigem süüdistaks muud tiimi kui Tamme, sest see pall sinna, sest kvaliteetse pall, mida ta nagu rünnata et saanud, oli pigem ikka, tuli vähe sinna, minu meelest. Jah, et ütleks ka, et need pallid mõnikord seal äärest nagu pandi seda palli sinna värava alla, aga see pall tihti peale ei jõudnud nii-öelda adressaadini, et jah, selles mõttes ma olen nagu nõus, et see oleks võinud teda kuidagi paremini leida, aga see on tihtipeale olnud see asi Eesti koondises, et see pall ei jõua sinna ründemängija nii kiiresti, kui oleks vaja. Ja. Natuke ta oli ka taskus. Jah. Oli kaitsjate taskus, olgem ausad, et oleks seal ees mõne palli võinud rohkem võita. See on selline 3, ma ei tea, tahad miinuse taha panna. Seal mina ei paneks, sest... Ma ka pigem ei paneks, et... Ma pigem ante neid normaalselt sööte mõni. Vahetusmehed, rohkem ei ole vahetusmehed, mis meil on. Kristal sai mängida, 55 tuli sisse, 35 minutit alustas tegelikult, kui ta tuli, minust alustas natuke liiga passiivselt või kuidagi ühel hetkel see Eesti vajus köitme enam vajusid sinna alla, et selle Kristal tuli siis ründaja taha mängima. Aga lõpuks, tahtis, aga ja see postilöök ka, 91, tore, see hästi keeras maha. Andis küll natuke mõtteainet võib-olla isegi Hennile, et äkki. Jaa, et ütleme, pigem ta minu meelest nagu sekkus hästi ja ta ongi sellistes, ütleme mingites olukordades, keerused olukorrad ja on see kuskil meeste vahel ja ta suudab ennast ikkagi nagu välja keerata sealt ja ütles ka, et mis nagu tema puhul tundub võrreldes sügisega, ta on ikkagi nagu, ütleme niimoodi, jõulisemaks muutunud. Ja, see on ülarjaha on suur, et see on nagu päris äge, et päris kiirelt läinud jah. Jaa, et ta on ikkagi nagu tugevaks saanud ja ütleme, et jah, nagu ütlesid ka, et mõtteainet juurde kindlasti võiks öelda, et nüüd on ikkagi nagu meeste mängus rohkem sees, jah? See oli 3+ või? Ei, 4-, ei 4, hea sisse. Jaa, ütlen, et täpselt oligi see, et ma arvan ikkagi ta andis nagu pikemas plaanis, ma arvan ikkagi meile koondisele ühe käigu juurde, kui muidu oli see, et on seal, lõpus võib-olla võib anda mõned minutid, aga nüüd ikkagi näitas minust selle mänguga, et temaga võib ikka täitsa nagu selles mõttes arvestada kui mängija, kes ütleme, kui vaja midagi otsustada, vaja midagi teha, siis ta suudab seda teha, jah. Ülejäänud vahetusmehed paneme siis ühte puntarsse. Anier Saarma tulid 72. Tamme Jakovlevi asemel ja Ainsalu ja Pihhin siis Räidi ja Salista asemel. Mina annaks keegi vahetusmeestel 2. Minu meelest ei läinud paremaks. Minu meelest isegi natukene see Eesti sai just mingi sellise hea surve sai peale, et seal 70 minuti kandis. See oli see sama Shane'i peale. Korraks oli just selline periood, et Eesti nagu vist hakkab nagu mängu enda kätte saama. Ja edasi vahetusmehed, nagu, kui sa ütle, mul oli üks hea asi, mis su rünnakul, mida tegi keegi vahetusmeestest, siis ma võin 3 mõelda. Ma ei mäleta mitte midagi. Saarmalt mäletan, seal tuli vist üks pall äkki tuli sinna värava alla päris okeilt, aga ütleme selles mõttes ma olen sinuga nõus, et väga suurt muutust nad endaga nagu kaasa ei toonud, kui tihtipeale on see, et vahetusmängija peaks olema ju see, kes nagu kuidagi annab seda värskust ja jõudu ja seda teravust nagu juurde, siis võib-olla jah, nagu ütleme jah, need olukord, mis tekkis pigem jah siis, kui neid vahetusi ei olnud veel nagu tehtud, et kui Kristali tulekuga ikkagi muidugi on, võtad selle nii-öelda kontrollivam ära ja paned, ütleme, keskel ongi lõpuks sükest, sul on Käit, Shane ja Kristal, kes kõik suudavad nagu palli nagu ettepool liigutada, et siis võib-olla see mängupilt selles plaanis lähebki paremaks ja näeb nagu visuaalselt ägedam välja. Aga jah, et kui järgmised vahetust tulid, siis ütleme sellist efekti nagu ei olnud. Et neil siis 2 koondist tervikuna, siis paneme... eks ta 3 on siis nagu. Eks ta 3 on, et oli ja nagu ei olnud ka, et mingi positiivsed asjad olid, aga
et seal on need muretuhad on ka selged, et ma olen natuke mänd oli natuke üllatavalt liiga või üllatavalt vähe sirgjooneline mis on üllatav, kui ma Jürgen Enni peale mõtlen, siis ma tulevad selles kaitses kiired üleminekud, pall pigem kiiresti ette, siis eile nagu Iisraelid lasi meil keerutada, eriti see 1-2 seisult, et lasi nagu keerutada, aga samas nagu jäi seda, et kes teeb, et lähme teeme, seda nagu jäi vähe, et seda jaa, selles mõttes ma olen nõus jah, et seal seda kontrolli mängu üle nagu oli, aga samas oligi see nii-öelda selle, nagu tihtipeale öeldaks, meil see viimane kolmandik on see kõige raskem kolmandik seal väljakul, et seal midagi teha on meil tihtipeale keeruline ja selles mõttes eilne mäng oli ka ikkagi see, et vastane omas vähem palli, aga seal viimase kolmandikul tegi ikka rohkem kui meie, et jah, nii ta paraku on seda kas sirgjoonelisust ei väheks, et see väravolukord ka, see oli selline kiire rünnak, kiire ületulek, et selliseid ma arvan, meil on rohkem vaja, et olla ohtlikud, sest positsioonimängus me ei ole nüüd siuke meeskond, kes suudaks Iisraeli murda. Ja ennast midagi, et juba esmaspäeval siis taas Eesti versus Norra siis võitis hiljuti Itaaliat samal õhtul, et 3-0. 3-0 ja avapoolel pandi kõik ära seal juba, et ja Norra lõi palju, ta lõi on ju Iisraelile lõi 4. 4-2 oli jah, ja Moldova oli 5-0, et ja siis enne seda lihtsalt, ja siis on Rahvuste Liiga, mis on ka jutili päris mängud, siis oli Kasahstan 5-0, Sloveenia võõrsil 4-1 ja need on siis viimased 5 mängu, et on löönud Itaaliasse väga hästi hakkama, 5 mängu 21 väravat, kõige vähem on löönud 3. Nagu see meeskond nagu oleks midagi leidnud ja selles mõttes, et päris äge. Ja samal ajal on enne seda Austriat said 1-5, et ma arvan, et seda Austria mängu peab üle vaatama, et mis seal tegema peaks. Meil on omad Saavitser, oma Saavitser olemas siin Javskevat ja omad Arnautovitš ja meil on omad need mehed olemas, päris selline hirmuaret on. 6000 inimest oleks oodanud vist rohkem, on ju? Jah, reede õhtu oli küll hilja, ikkagi mõtlen reede õhtu, et see on see päev, kus võib-olla võiks olla rohkem publikut. Et kui me räägime siin koondis, jalgprossukoondis vist iga mäng vist oleks 15 000 hetke seisuga siis. Jah, sest seal müüakse kuude koop ette, müüakse pealt välja. Aasta vist kuudega aasta ette, eks ole, et siis see jalgprossukoondise 6000 oli vähe võitu, et selles mõttes see pettumus, et mis hõre nägi välja. Ma ei tea, tore. Fännid said oma poolaku laule teha. Kõike nagu praegu oodata enne. Ma ikka siin igal pool, ma ikka selle fikseerin ja kõik fännid ei teinud poolaku laulu, et selles mõttes, et olgem ausad, et see on siin on vahepeal mulje just kõik fännid tribüünil oleks laulnud, kindlasti mitte, et on ka pohlaku paadis mehed, kõik veid sõbralikud. Need on hea vaib oli seal fännikel, et need esmaspäeval tööle. Et ma saadan siis enda sinna fännide keskele Kendori vahetan ära, et seal ei ole ikkagi laulumeest aja, kes siin, kellel häält ei oleks järgmisel päeval. Ma pean veel õhtul ka saate tegema, ma ei tea, kuidas see hääl veel vastu peab. See on ka paras aeg lõpetada. Ja nüüd on paras aeg lõpetada. Et see oli seekordne jalgpallistuudio, hinded olid sellised ja Norra mänguks kaks ennustust. Või mis sa arvad, kas palju algproosis muudatusi on? Kas keegi kaotas oma koha? Mitte selles mõttes väsinud, kas keegi kaotas oma koha? Parem vabalt võib olla, et Soomets asemel tuleb äkki Palumets ja kui Sapineni hoiti jälle, et ühe mängu jaksab ja seekord jäeti välja, see võib-olla Sapinen tuleb Tamme asemel äkki, pakuks need 2 vahet. Andra Kaitselin jääb samaks? Ma arvan, et jah, kui ta juba sellega läks, et ma arvan, et jääb samaks, ma ei usu, et see midagi muutma hakkab. Okei, tark mees on rääkinud, see oli seekordne saade ja kuuleme taas. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.